tere, tere tulemast siis vaatama esimest osa muutus läbi armastuse. Nagu näete, siis ma sain kenasti läbi Zoomi siia laivi. Seega ütle mulle tere, kui sa oled siia vaatama jõudnud. Ja mina tervitan sind ja tervitan ka sind, kes sa järgi vaatad. Ning mina olen siis Kristina ja olen life ja success coach ja olen transformatsiooni coach. Ning sina oled praegu vaatamas lühilaivide sarja Muutus läbi armastuse. Ja tänane teema on sisemise rahu leidmine ja hoidmine stressirohketes olukordades. Ja kohe ka räägin, miks ma selle teema valisin. Tere, Silja, nii tore, et sa siin vaatamas oled. Sisemine rahu on siis midagi, mida kõik soovivad. Ja see on siis selline seisund, mis aitab meil toime tulla ka stressirohketes olukordades ja olukordades, kuhu mõnikord elu meid paiskab. Ning just hiljuti, kui ma tulin tagasi siis Eestist Tenerifele, siis millegipärast oli nii selline sisemine rahutus ja kõik asjad tundusid, et on stressiallikad. Ning sealt ka see teema, et miks on sisemine rahu oluline ja miks ma valisin selle teema. Ning kui ma siis tagasi jõudsin, siis oli väga huvitav see, kuidas ma märkasin, et kõik on valesti, mulle ei meeldi siin mitte midagi, miks ma siin olen, mida ma siin teen. Ja siis ma järsku taipasin, et kogu minu tähelepanu lähebki sellele, mis mulle hetkel ei meeldi. Ja mis siis juhtub, kui sa paned kogu oma tähelepanu sinna, mis sulle ei meeldi, siis lihtsalt lood seda endale juurde. Ja täpselt seda ma siis tegingi. Lõin aina juurde kõike seda, mis mulle siin hetkel ei meeldinud. See oli hästi hea koht, kus olla ja ära taibata, et oot, mida sa, Kristina, teed? Ära loo endale seda, mida sa ei taha. Ning kuidas siis leida sellisest olukorrast väljapääs? Ongi see, et aktsepteerida seda hetkeolukorda, mitte pöörata siis nii palju sellele olukorrale tähelepanu, vaid hakata nägema neid võimalusi, kuidas seda siis parandada, kuidas liikuda edasi, et kuhu ma siis tahan jõuda ja mida ma siis tahan kogeda. Et sa võid ka siia kommentaari panna, et kas sa oled seda kogenud, et mõnikord, kui miskit justkui läheks allamäge, siis tundub, et kõik asjad veerevad kolinal samas suunas. Et sa võid siia teada seda anda. Ja sellega seoses oli ka üks taipamine, et olen võlgu selle, et seda kirjutada. Seega ma jagan seda siinsamas laivis, mis see taipamine oli ja see on täpselt selle sama teemaga seotud. Nimelt, universum tegelikult pakub meile läbi selliste olukordade kasvamisvõimalust, sest et me kasvaksime ja areneksime, siis läbi kiirenduse, mida siis universum pakub läbi väljakutse. Et kui on väljakutse, siis see sinu areng hakkab kiirenema, sest kui sa tahad jõuda järgmisele tasemele, siis sa pead ka, arenema ja kasvama. Seega mõnikord universum lihtsalt tuleb ja tõmbab selle vaiba alt ära, et kiirendada arengut. Nii et sa võid ka mõelda korraks selle peale, et kas sina oled märganud seda,
et pärast sellist nii-öelda, nimetame seda siis raskeks olukorraks või stressirohkeks olukorraks, kus, kui see on lahendatud, siis tagasivaadates tunned, et see oligi just nimelt selle jaoks mõeldud. Seega mina ütlen aitäh kõige selle eest, mis siin viimase kuuga on toimunud ja ma olen taas leidnud selle sisemise rahu ja mõtlen, et just nii see pidigi olema, sest universum ei taha kunagi midagi sinu jaoks halba. Ta on alati sinu poolel, ta on sinu parim tiimiliige, ta on sinu parim sõber, ta teeb kõike selleks, et sul läheks hästi. Seega iga selline väljakutse, mis tundub meile väljakutse, on meie enda hinnang sellele olukorrale, aga tegelikult see on kõik ainult meie enda hüvanguks. Seega aitäh, et kuidas iganes sa siis nimetad, kas universum, looja, jumal, allikas, sisemine tõde, sinu kõrgem mina, et kuidas iganes sa siis nimetad, ta on alati sinu poolel ja kõik toimub sinu enda hüvanguks. Et selline oli siis see minu taipamine, et saada välja sellest mõnusast voolamisest, kus arengut mõnikord ei toimu. Ma ei taha öelda, et üldse ei toimu, sest väga mõnus on ka voolata, aga et arengut kiirendada, siis selleks mõnikord me saame nii-öelda tõuke väljakutsete näol. Aga kuidas siis leida sisemist rahu? Mis mind selles olukorras nii-öelda välja tõi, oli see, et mingi hetk ma kirjutasin tänusid ühte äppi ja ei teinud seda enam pastakaga ja paberile siis ja hakkasin uuesti kirjutama enda tänulikkuse märkmikusse või vihikusse enda tänusid, et sa võid ka siia kirjutada, et kas sina kirjutad iga päev tänusid. Mina ise kirjutan siis tänusid hommikuti, et mille eest ma olen tänulik, et see on hea viis, kuidas näha mündi teist poolt, et kui kõik tundub pea peal ja mäest alla veerevat, siis tänulikkuse kirjutamine, täiesti välja kirjutamine on hea viis märgata, aga mis on hetkel tegelikult hästi. Et kunagi ei ole ju ainult halvasti, vaid alati on seal juures ka mündi teine pool, ehk siis midagi peab ju olema ka hästi. Samuti aitab sisemist rahu leida hetk, kui sa võtad hetkesi iseendale ja hingad, lihtsalt rahulikult hingad ja ka meditatsioon. Ma tean, et siin grupis on ka mediteerimise õpetajaid, nii et te võite endast julgelt märku anda. Ja just nimelt meditatsioon on ka miski, mis siis aitab seda sisemist rahu leida ja võib võtta ka lihtsalt endal nii-öelda vaikuse minutid ja näiteks 10 minutit lihtsalt olla vaikuses, silmad kinni ja märgata, millised mõtted sinu peas ringi lendlevad. Ära peatu neid, ära jää neisse kinni, vaid lihtsalt lase neil lennelda. Siis veel, mis aitab sisemist rahu leida, on kohalolu praktiseerimine. Ehk siis märka, mis on praegu sinu ümber. Täiesti võidki öelda välja, et siin on mul pastapliiats, siin on mul vesi klaasis, et sa tood ennast kohale enda mõtetest. Et sa oled siin ja sa oled praegu. Ja väga-väga oluline on sisemise rahu leidmise puhul enda vajaduste eest hoolitsemine. Sest kui sa iseennast aktsepteerid ja armastad, siis sa leiad selle rahu ka iseenda sees üles. Seega, need on minu tänased mõtted, mida ma väga soovisin sinuga jagada.
ja anna julgelt siia märku, kuidas see teema sind kõnetas. Ja kas sina oled leidnud enda seest rahu, sest sisemine rahu on see, mis aitab meile välja tulla või hakkama saada siin meie väljakutsetega, mida siis universum või looja või allikas pakub ja see sisemine rahu aitab ka märgata seda mündi teist poolt, et alati ei ole kõik halvasti, vaid igas olukorras on ka midagi head. Seega aitäh sulle, kui sa siin olid praegu, sina, kes sa siin kohal olid ja aitäh ka sulle, kes sa järgi vaatad. Meie kohtume juba järgmisel nädalal, kui on osa number 2. Aitäh sulle, armas ja tšau!